Tere! Narva-Jõesuu linna sotsiaalvaldkonnas toimusid mõned uudised ja siis tahaks täna rääkida teile sellest. Teie eest on Mihhail Denisov, Narva-Jõesuu hooldekodu juht ja Veronika Stepanova, Narva-Jõesuu linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja. Mihhail, äkki sina alustad, räägid teie projektist? Hea meelega tutvustan teile projekti ja aasta algusest hindasime, kuidas on võimalik meil disainida ööpäeva ringset hooldusteenust ja hindasime vajadust ja jõudsime järeldusele, et paljud perekonnad vajavad päevahoiu ja intervallhooldusteenust. Ja paljud inimesed, nii Narva-Jõesuu elanikud kui üle Eesti on pöördunud Narva-Jõesuu hooldekodusse ja Narva-Jõesuu sotsiaalvaldkonda antud teenuse saamiseks. Seni antud teenus Narva-Jõesuu linnas ei olnud ja võttes arves kogukonna sotsiaalvaldkonna vajadusi, võtsime vastu otsuse luua hooldekodust päevahoiu ja intervallhooldusteenust täiskasvanutele. Meie eeliseks on privaatne asukoht, kogemus olemasolu üldhooldusteenuse osutamisel. Hooldekodul on olemas vajalik taristu, mis on vajalik koondada ümber ja renoveerida. Eesmärgiga tagada teenuse osutamiseks sobilikud tingimused ja teenus oleks kõige kvaliteetne ja vastaks ootustele. Ja Narva-Jõesuu hooldekodu linnavalitsuse toel juulikuu alguses esitas taotluse teenuse rahastamiseks Euroopa Liidu struktuuri vahenditest. 23. augustil tuli positiivne rahastamise otsus. Alates 1. septembris oleme alustanud projekti elluviimist. Euroopa Liidu struktuurifondidest finantseeritakse kokku 85% kogu eelarvest. Kogu eelarve on umbes 352 000 eurot. Oma finantseerimine on 52 000 eurot, mis moodustab 15% kogu eelarvest. Ja projekt kestab 2 aastat ja lõpeb 31. august aasta 2023. Projekti eesmärgiks eelkõige on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ja nende tööturule sisenemine. Projekti elluviimisel loome 25 kohta teenuse osutamiseks ja luuakse lisaks 8 töökohta, uut töökohta. Ja nendeks on projektijuht, administreerija, vähemalt 4 hooldajat, tegevusjuhendaja, köögiabiline ja puhastusteenindaja. Projekt on jaotatud mitmeteks etappideks. Esmasel staadiumil renoveeritakse ja koondatakse umbes 600 ruutmeetrit. Alustame vajaliku personali värbamisega. Uued töötajad suunatakse erialastele koolitustele enne teenuse osutamise algust. Peale koolituste läbiviimist ja ruumide renoveerimist, nagu ma mainisin, oodet on 25 inimest. Kaalume praegu ka lisaks 10
kohta loomist peale renoveerimistööde läbiviimist sõltub sellest, kui jätkusuutlikud oleme. Ja loodame, et koostöös Narva-Jõesuu linnavalitsusega ja riigiasutustega saavutame püstitatud eesmärgi. Ja mida ma sooviksin mainida ka, et lähiajal soovime soetada koondatud sõidukid, mis oleks ette nähtud voodihaigete transportimiseks. Antud sõiduk on väga vajalik. Teenuse saamiseks on tavaliselt pikad järjekorrad ja oleme orienteeritud eelkõige Narva-Jõesuu linna elanikule. Tegelikult meil on umbes sama projekt, et meie projekti nimetus on sotsiaalteenuste arendamine ja integreerimine Narva-Jõesuu linnast ja projekti eesmärk on lähedaste halduskoormuse vähendamine, sotsiaalteenuste arendamine. Projekti kestus ka on 2 aastat, mis algas juba 1. septembril ja lõpeb sel aastal ja lõpeb 31. augustil 2023. Ja projekti raames ka ja osutatakse koduteenuse, tegelikult koduteenuse tase muudetakse paremaks, tekib seal isikliku abistaja teenus, mis linn pole osutanud varem ja võlanõustamisteenust ka saame osutada inimestele ja teenused arendatakse isikukesksemaks, et pakkuda abivajavatele tema vajadusest lähtuvad teenused ja vähendada lähedaste halduskoormust. Lisaks arendatakse nõustamist ja tugigrupi teenused, et pakkuda emotsionaalne tugi ja praktilised nõuanded inimestele erinevatest situatsioonidest. Projekti raames ka soetada erinevad abivahendid, sealhulgas ka tripironijad. Kui te soetate meditsiinilise transpordi, siis meil tuleb tripironijad ja samas tuleb kõik need abivahendid, mida me soetame selle projekti raames, siis me kavatseme edaspidi rentida meie elanikele. Kuna täna hetkel on ainukene koht, kus saab rentida abivahendid on Narva ja siis mitte iga kord need on kättesaadavad. Samas meie koduhooldustöötajad töökohad saavad mobiilseks, et me soetame nendele tahvliarvutid, et nad saaksid koha peal, kui nad käivad enda klientide juurde, siis täita erinevad vormid, siis teostada neid, aidata neile siduda riigiasutustega, lähedastega isegi, siis teha videosildid näiteks. Samas ma mäletan, sa rääkisid päevakeskusest ja see tegelikult meie linna jaoks on väga vajalik asi. Meie koduhooldustöötajatele päevakeskus isegi oleks abiks, suureks abiks. Koostöös peitub jõud ja... Ikka, jah, koostöös peitub jõud, ikka ilma selleta pole võimalik ja siis ma arvan, et igaüks saab kenasti realiseerida enda projekti, aga siis koos me teeme selle kõik meie teenused veel parem. Praktika näitab, et üht-teist täiendamine muutub teenuse kvaliteetsemaks. Me saame informeerida inimesi teenustest, mida pakub Narva-Jõesuu linnavalitsus ja samamoodi linnavalitsus omalt poolt suunab inimesi teenuse saamiseks Narva-Jõesuu hooldekodu poole. Ma tänan sind, et sina rääkisid enda hooldekodu projektist. Edaspidi ma väga loodan ja tegelikult tahaks, et me jätkaksime ka sama saatetega. Selle kaudu saime ka näidata, millega ja kuidas me elab meie hooldekodu. Ja suure tänud kutse eest ja panustame kogukonna huvides, jooksvalt informeerime inimesi projekti käigust.